Hello, ma istun siin jõusaali ees. Mul on esimese challenge'i nädala 4. trenn kohe ees, mida ma ei ole teinud, nii et vaatame kohe äpist, mis trenn see on. 4. päev on jala tagaosa ja ülakeha. 1, 2, 3, 4, 5, 6 harjutust, nii et ma teen selle kiiresti ära. Täna magasin natuke kauem, nii et ma tulin trenni 8:30 ja kui ma lõpuks kardinad avasin, siis ma sain aru, et okei, võib-olla sellepärast ma lükkasingi äratuskella edasi, et mingi mega härmatis on maas ja täiega mingi talvine tunne oli. Tavaliselt kui on esimese töö külmad, siis mul ongi alati mingi hullunekas kohe peal, ma ei tea nagu kas mu keha tehakse või mis iganes. Aga lisaks trennile ma mõtlesingi, et ma käin siis ruttu kodus ära, teen kiiremad tööasjad ära ja siis ma tahaks minna Ülemiste H&M-i Savat teile. Ma tegelikult nagunii ei ole siuke suur poodides shoppaja, mulle meeldib pigem online'is shoppata ja H&M millegipärast ei ole mu mingi esimene valik shoppingu mõttes, aga ma tahaks lihtsalt näha uut poodi, et milline see disain on, kas seal on mingeid ilusaid asju. Ja täna on veel eriline päev, sellepärast et Taylor Swifti uus album tuli välja. Ma kuulasin siia teil juba mitu laulu ära. Need tunduvad siuksed kiiremad poplaulud versus siis eelmisele albumile, mis oli pigem siuke ballaadid ja nii-öelda kurvem. Ehk siis ideaalne aeg nüüd trennis edasi kuulata. Ja õhtul ongi siis selle Taylori release-päeva puhul ka esilinastus tema mingile filmile Life of a Showgirl, mis on ka albumi nimi, seega ma lähen vana töökaaslasega, kes on ka täiega suur Swifti. Me lähme Birgitiga vist T1 vaatama seda filmi, aga see hakkab kell 10 õhtul. Mina 30-ndates inimene kell 10 õhtul ma magan tavaliselt juba on mul nagu hull hea unegraafik tekkinud, aga ma olen nõus täna siis erandkorras minema kell 10 kinno ja kell 12 vist saab film läbi, aga jah, ma tean, et ma olen nii elevil ja kindlasti see on nagu nii äge kogemus, võib-olla leian midagi poest selga ka sinna, kuigi ma ilmselt midagi mega hullu ei paneks nagunii, aga jah, siuke elevust täis päev, aga jah, ma olen puhanud, ma tahan selle trenni mõnusalt ära teha, siukene mõnus punkt sellele treeningnädalale, järgmine nädal siis alustame nädal 2-ga, aga vahepeal saab nädalavahetust nautida. Mingi 12 tundi on möödas sellest, kui ma esimest korda kuulasin Taylori uut albumit ja praegu mu lemmikud on, ma ütleks Ruin the Friendship ja Wishlist on 2 siuksed, mis mulle kõige rohkem meeldisid, aga samas mulle meeldivad veel Opalite, Father Figure, Eldest Daughter, Wood ja Honey on ka siuksed, mis mulle väga meeldivad ja mingid, mis hetkel kohe ei kõneta väga, on The Fate of Ophelia, Elizabeth Taylor, Actually Romantic, The Life of a Showgirl, isegi Sabrina Carpenteriga nagu kohe mulle ei hiti, aga see on alati nii, et siis ma kuulan mingi aeg, siis nad kuidagi nagu need laulud muutuvad mingi osakeseks mu elust või hakkab mingi seos tekkima nagu oma elu ja nende laulude vahel. Ja ilmselt nüüd, kui ma seda dokumentaali lähen vaatama, ma usun, ma tahaks loota, et see on nagu behind the scenes, kuidas Taylor seda albumit tegi, et siis ka ta nagu seletab, sul tekib mingi story, ilmselt ma arvan, et need laulud on ka seal filmis, on ju, ja lihtsalt siuke fun time, et siis huvitav on näha, sest eelmine aasta, kui eelmine album välja tuli, siis ma ka ütlesin oma esimesed lemmikud ja siis lõpuks ajas need täiega muutusid. Ja me käisime Sassiga selles uues H&M-is, see oli nagu selles mõttes jah, uus, aga kohati nagu naljakas, seal polnud nagu ühtegi peeglit nagu selle riietusala peale. Mingi mees käis must mööda, aga küsis poemüüjalt, et kas siin poes ei ole mitte ühtegi peeglit. Jumala veider. Siis ma ei tea, kas mulle ainult tundus, aga mulle tundus, et tegid selle väiksemaks nagu või siis lihtsalt riiete osa väiksemaks ja koduosa suuremaks. Koduosa oligi nagu kõige normaalsem ja ilusam minu arust. Muidugi mulle jäid mingid jõulutaldrikud kohe silma, ühed siuksed rohelise ja punasega. Ja mul ongi eelmine aasta juba oli ja ma tahaks see aasta veel osta asju juurde, siuke retro punase rohelisega jõulustiil. Ehk siis muidugi mul jäid need asjad juba silma oktoobri alguses, aga ma ei ostnud mitte midagi. Ja ma tegelikult läksingi ju sellepärast sinna, et leida kinno mingit outfiti, sest et see Life of a Showgirl, mõtlesin äkki ma leian midagi oranžikat, mis oleks siuke neutraalne, et ma saaks ka hiljem kanda.
anda, aga match'iks selle uue albumiga. Ma proovisin ühte mingit oranži pika käisega toppi, siis ma proovisin just oranži kleiti. Ma olin nagu mingisugune ümmargune porgand, ehk siis ma jätsin selle kõik ostmata. Ehk siis ma paningi lihtsalt pruunid teksad, must särk ja ma panen oma karvase kasuka, et see kasukas on veits võib-olla siuke vibe'i showgirl, natuke nagu fancy, kuigi ülejäänud on siuke casual, sest come on, kui kell 10 ma seal kinos maha istun. Viimane asi, mis ma tahan olla, on mingi full glam, kuigi ma usun, et nagu paljud tegelikult on mingis outfitis, võib-olla isegi showgirl outfitis, aga eks näis. Igal juhul ma olen mega elavil, et minna filmi vaatama, et Birksi näha ja siis homme ma juba jagan teiega oma muljeid filmist ja õhtust ja homme on juba uus tegevus ka, mis meid ootab. Kiire nädalavahetus on ees. Nüüd on juba järgmine päev. See Taylor Swifti film oli mega lahe. Ma ise arvasin veits rohkem, et see on lihtsalt nagu dokumentaal, nagu behind the scenes, kuidas ta filmis ja mingi lindistas neid laule. Aga see oligi pigem siuke nagu listening party. Et kui Eesti artistid ka minu arust annavad albumi välja, siis nad kutsuvad mingid inimesed kokku ja kas mängivad kogu plaadi läbi või siis laulavad kogu plaadi läbi. Ja seal oli täpselt sama, et üks singel, mis tal eile välja tuli muusikavideoga, selle behind the scenes'i näidati, et kuidas muusikavideot filmiti, aga ülejäänud laulud olid lihtsalt niimoodi, et Taylor nagu istus ja rääkis alguses mingi sissejuhatuse, et miks ta kirjutas selle laulu ja millest see on ja mida tema sellega tahtis öelda. Ja siis tuli kohe järgi see laul koos siis nende laulusõnadega ekraanil. Ehk siis seal oli päris palju igasuguseid väga suuri fänne suledes ja viledes ja siis nad kõik laulsid kaasa ja me Birksiga ka nautisime ja kuidagi annab nagu palju parema konteksti, et millest laul on ja miks mingid laulusõnad on ja selles mõttes oli hästi tore ja siis ma jõudsingi koju, ma mõtlesin, et issand, kuidas ma üldse 10 suudan üleval olla, kui see film hakkas, aga lõpuks, kui ma mingi 12 koju jõudsin, siis ma veel pool tundi olin suht mingi elevil ja ei jäänud magama, nii et suht kerge oli üleval olla seal kinos. Aga nüüd me läheme Sassiga 2 aastat järjest Tallinn International Horse Show'le. Mega meeldib see üritus. Peale seda, kui ma ise hakkasin uuesti ratsutama, siis mulle on megalt hakanud meeldima vaadata erinevaid ratsutamisvõistlusi netis või siis isegi laivis. Ma olen käinud suvel suht, kui mul olid vabad nädalavahetused, ma käisin Harjumaal ringi vaatamas erinevaid võistlusi, kuidagi nii fun on just see takistussõit, et see on nagu siukene kõrged panused, hästi nagu pingeline, nad peavad sõitma kiiruse peale, puhtuse peale, et hobune hüppaks ilusti üle, need takistused on üsna kõrged ja kuna ma ise ka ratsutan, siis on nagu huvitav vaadata. Ja täna kell 11 mul Talli omanik ka, kus ma siis käin ratsutamas, võistleb oma noore hobusega ja noorte hobustega on alati siuke, et oh my god, sa oled kuskil suures areenis, seda on nagu suht keeruline üldse hobustele harjutada siukses atmosfääris olema. Teiseks noored hobused ja tema hobune on veel 5-aastane, aga esimest aastat on ka lubatud sinna 4-aastased hobused, mis on nagu räme vara, sest tavaliselt minu arust 3-aastaseid hakatakse üldse nagu käsitlema vaikselt, et 4-aastane hüppaks mingeid kõrgeid takistusi ja oleks siukses pingelises olukorras, see on nagu ma ei tea, huvitav, tahaks kohe näha, et kas ja kui palju need hobused seal suudavad handlida seda, aga ma loodan, et meie Talli omanikul Kätlinil läheb hästi, eelmine aasta ta sai 3. koha lausa, nii et loodan, et see aasta ka vähemalt nii hästi või paremini, aga eks näis. Ja lihtsalt vaatame seal erinevaid võistlusklasse. Ja siis mõtlesimegi, et kuna see on seal Rocca al Mare kõrval, et siis võib-olla nagu kas õhtusöögiks lähme sinna ja shoppame veits või oletame, kui kaua, ma ei tea, kui kaua me seal oleme, et võib-olla enne õhtusöögi käime natuke shoppamas ka, sest Ülemiste HM-ist ma ei leidnud midagi, aga tahaks veits vaadata ringi, et äkki mingi sügiseks riideid. Praegu on kuidagi nii veider üleminekuperiood, et nagu eile ma panin oma sügisjoped ära, sest tegelikult ongi külm, aga mulle tundub hetkel nagu paksu talvejope kuidagi vara, et nagu siukene korralik sügisjope aeg kuidagi jäi vahele. Ehk siis siuke, ma ei tea, imelik. Aga igal juhul me kimame sinna, kell on 10 hommikul alles, nii et märkasime jälle suht vara. Need võistlused hakkavad suht vara, minu arust seal oli isegi mingi koolisõit oli, hakkas 8:30. Et nagu mõtle, kui vara need hobused ja ratsutajad peavad seal olema. Ja siis see on juba mingi 3. või 4. sõit, mida meie siis lähme vaatame, mis algab kell 11. Nii et väga põnevil, eelmine aasta see oli nii fun ja ma nii ootasin ka seda juba mitu nädalat. Nii et excited! Sass on ka väga põnevil. Ratsavõistlused jälle! 1000. korda sellel aastal, jee! Ei, aga päriselt ka see on fun, sest see on nii profil tasemel. Wanna go out and face the cold, but it's a really good time for a monologue. Can't let this pass, I find it hard to breathe. The time is up, the bell has rang, and it's really hard to understand the
Losing you now is the only choice for me. But someday our roads will cross before, and someday our ocean will find its shore. If you've never been this tired, then you've never been this in love. When you feel there is time for us. Update, me oleme 2 klassi ära vaadanud, me vaatasimegi siis Kätlini klassi ära, kus olid, see oli rahvuslik, ehk siis ei olnud rahvusvahelisi võistlejaid, olidki noorhobused, 4-aastased hüppasid meetrit, siis Kätlinil oli 5-aastane hobune, hüppas 115 ja üks hobune oli 6-aastane ka, hüppas 125. Siis nüüd meil oli üks klass siin kuni 25-aastased ja hüppasid 135 sentimeetrit ja me mõtlesime, et me vaatame ühe klassi veel ära, tulevad siis järgmised olid noorhobused vist, jah, noorhobused, aga võivad olla kogenud ratsutajad, aga rahvusvaheline nüüd ja nende rahvusvaheliste jaoks ja ka Eesti omade jaoks sa pead ikkagi kvalifitseeruma. Ehk siis sa pead mingid seeriaid sõitma ette kuidagi mingite tulemuste põhjal, et sedasi Kätlin sai ka siia, et ta terve aasta sõitis selle hobusega siis erinevaid võistlusi ja sai nagu häid tulemusi nendel võistlustel ja jõhker konkurents on siin ikka. Nüüd on teise klassi autasustamine, siis on jälle väike paus, ennem sõime mingid pitsad siin, võib-olla vaatame midagi veel näksi ja siis peale 3. klassi lähme juba vaatame Rocca al Maresse. Kuidas Sassile meeldib see aasta? Väga vahva on. Üks inimene kukkus alla, aga keegi teine pole kukkunud, nii et selles mõttes on õnnelikumalt läinud see aasta. Jah. Minutes ago, you were still mine. Feels like I'm drifting too far from the line. When you left, your final word believed. The following weeks, I'd understand I will never be that close to someone again. The further I go, the closer you will feel. Me oleme nüüd kodus ja mida me teeme? Vaatame siin. Jep, Horshow'd edasi, sest et viimane klass hakkab alles kell 10 õhtul ja me juba mingi 11 hommikul olime seal, seega me ei jõudnud üle 3 klassi vaadata. Aga käisime Rocca al Mares mõnes poes, me ei leidnud mitte midagi jälle. Mul praegu nagu asjad ei sobi väga selga ja ma ei tea, mis asju täpselt osta. Ehk siis ma mõtlesin, mul on kergem lihtsalt online'i tulla ja vaadata, selle asemel, et seal stressata kaupluses ja käisime, sõime Da Vinci's kõhud täis ja tulime koju, panime kohe Horseka peale. Postimeest teeb otse ülekannet. 2 klassi siis saame vaadata, ühe juba vaatsime ära, 145 sentimeetrit parkuur ja nüüd hakkab veel enne kella 10, seda ilmselt siis jõuab voodis vaadata äkki. Kell 10, 21.40 hakkab 150 parkuur. Mingi mega crazy kõrgus. Aga me leidsime täna Sassiga kapis siukse mõnnaka. See tuli minu arust Santa Maria pakis. Siin on isegi mu nimi peal. Karin ja Santa Maria. Ja ma isiklikult ei ole nagu mingi ausalt väga huvitunud kunagi mõnnakast. Ma ei ole nagu, ma ei tea, lihtsalt mul sobib mingi tavaline pusaga, aga täna tõesti oli külm naha vahel, kui me sealt ära tulime. Ja muidu Sass on vahepeal selles istunud, täna hommikul ka Sass istus sellega, tuli meelde, et meil on see, nii et võtsime välja. Ja mega mõnus on, ma olen tõesti mingi järgnevatel kuudel, ma arvan, see mõnnakas tuleb väga kasuks siin kodus lepatamisel. Aga siis ma shoppasin siin päris palju asju e-poodides. Ma alguses vaatasin sinna H&M-i lehele, sest et neil on eraldi nagu maternity mingisugune sektsioon. Ma just tahtsin nagu mingid teksaseid, sest mulle tundub, et mis praegu tekitabki veits seda ebaalevat tunnet on see, et ma ei saa teksaseid kanda, et võtsin need pidžaamad ka, aga just teksased, et siis mingi tavaline top peale ja on rohkem siuke outfit'i tunne, sest praegu ma elan retuusides ja see on kuidagi, ma ei tea, natuke hakkab üle viskama. Siis ma tellisin siukse valge kampsuni, tundus hästi nunnukas. Mingid sukad talveks, et näiteks mingite kudumkleitide või mis iganes alla jõuludeks. Ja siuksed püksid ka tundusid nagu mingi linaase seguga püksid, aga tundusid ka coolid just sügiseks, sest tumepruun on see sügise värv. Aga tegelikult mul oli H&M-i korvis palju rohkem asju, aga muidugi nagu näha, siin ei ole kõik asjad väga odavad. Olid küll kõik soodukaga, aga ega ma ei olekski saanud siit väga palju rohkem asju tellida, aga siis ma mõtlesin, ma lähen Jagasse. Ja ma tellisin Jagast ka mingi päris palju asju. Tellisin mingid valged Next teksad, siuksed 7 €. Ma ei tea, kas mulle jalga lähevad muidugi, aga ma loodan, et lähevad, sest muidu ülikoolid. Pinterestist olen ka vaadanud mingeid outfit'e ja valged teksad on tihti peale jalas. Et siis tundus nagu cute. Ja siis väikene riski asi, siukene näiteks punane seelik.
jõuludeks ma mõtlesin selle valge kampsuniga, mis ma H&M-ist tellisin või lihtsalt nagu, et oleks mingeid valikuid. Ja kuna Jagas olid ikkagi tunduvalt odavamad asjad, siis isegi kui mul ei sobi, ma saan need kas uuesti Jagas ringlusele panna või ma ei tea, anda kellelegi sõbrannale või mis iganes. Ehk siis, kui need kõik asjad kohale jõuavad lõpuks, siis ma teen siin järgmine või ülejärgmine nädal mingi hauli ilmselt ja saame proovida neid uusi asju koos selga. Aga ma mõtlesin homme teha mingisuguse Q&A siin videos, et siis ilmselt teil on palju küsimusi, sest üleeile meil läks Instagrami oma announcement postitus üles ja väga palju positiivset tagasiside on olnud ja kindlasti inimestel on mingeid küsimusi, võib-olla räägime homme sellest. Täna oli mõnus, Horshow oli success iga aasta, täiega äge, eriti nüüd, kui ma ise olen ratsutanud, siis on nagu vaatad hoopis teise pilguga ja lihtsalt nii lahe, äge üritus, lahe, et Eestis seda korraldatakse ja näeme homme. Me käisime hommikul Sassiga jalutamas Naalaga üsna pika tiiru ja siis nagu natuke tibutas, siis me läksime kinno 3 tunniks, 3 tundi kestis Leonardo DiCaprio uus film. Ja siis me tulimegi koju ja nüüd on nagu full padukas, nagu täiesti sombune oktoobri ilm, nii et mul on hea meel, et me Naalaga ära jalutasime, sest et nüüd me oleme ilmselt terve päev kodus ja siis ma jõuangi teiega rääkida asjadest, mida kõik on tahtnud kuulda, aga mul pole aega olnud rääkida ühelgi päeval, sest kogu aeg on mingid plaanid ees. Ma näitan teile korra ilma, ma ei tea, kas te isegi näete, aga lihtsalt padukas. Ma alguses räägin lihtsalt nagu taustainfo ära ja siis ma vaatan teie küsimusi, et äkki te tahate mingid spetsiifilised teemad olid siin, mida te tahtsite teada. Aga basically, kui te olete pikaaegsed vaatajad, siis te ilmselt teate, et me oleme üritanud rasestuda nüüdseks juba umbes 5 aastat ja see kogu teekond IVF-ini on siis mul juba detsembris postitatud videos. Ma panen selle siia video alla ka, et siis te saate nagu selle taustainfo algusest IVF-ini. Ja siis IVF-i me alustasime tegelikult juba minu arust mingi märtsis äkki me läksime sinna IVF-kliinikusse, võib-olla aprillis, aga noh, see võtabki aega. Mingid testid, ma ei tea, katsetused, siis see süstide periood, siis su keha võib-olla ei ole valmis. Mul oligi esimene tsükkel, kui me proovisime, süstid kuidagi ei mõjunud, ehk siis on nagu full mingi süstikuur 2 korda päevas, 10 päeva ainult süstid ennast ja see ei toimi, ehk siis see jälle lükkab 6 aega edasi järgmiste süstidega. Ehk siis lõpuks me saime minu arust mu munarakud välja võtta kuskil juuli alguses ja minu arust viljastamine oligi mingi 3 nädalat peale seda juulis. Ehk siis praegu mul on 15. nädal lõppemas, kui teie seda vaatate, siis 16. nädal lõppemas. Ma ei ole kunagi selles positsioonis olnud, seega ma ei tea nagu mis hetkel oleks õige seda maailmaga jagada, aga ma tundsin lihtsalt, kuna ma teen videoid, et nagu see on mu töö, siis suht nagu ebameeldivaks läks juba see varjamine. Ma ise ilmselt mõtlen üle natuke, aga ma kuidagi tunnen nagu, et kõht on mingi mega märgatav ja pean nii palju asju videotest välja lõikama ja üldse ma ei olnud ammu nagu IVF-i enam maininud ka ja lihtsalt tundus siuke veider nagu jagada, aga siis kui me saime oma positiivse vastuse, siis mõtlesingi, et okei, 12 nädalat vist on see, kus on nagu see põhiriski aeg, aga nüüd mul oli juba 15. nädal ja ma ikka tundsin nagu, et issand, ma ei tea, tundub nagu vara, et võib-olla oodata mingi 20. nädalani, aga siis ma käisingi nüüd see nädal, kui me nüüd 2 päeva tagasi panime Instagrami pildi üles, siis päev enne seda ma käisin veel ämmaka juures ja küsisingi ämmakalt umbes, et mingi, ma ei tea, kas on liiga vara, siis mu ämmakas on ITK-s kuidagi hästi siuke nagu positiivne, ülevoolavalt nagu siuke armas ja tore, mingi, mis liiga vara, mis asja. Et nagu muidugi, mis sa ära üldse muretsed, kõik on siiani ideaalselt läinud, kõik läheb hästi, et ja rasedus ongi siuke asi, mis sul võib viimse päevani midagi juhtuda, aga nagu siukseid mõtted peast välja, kõik läheb meil hästi, iga kord, kui ma olen käinud seal, siis on jälle ultraheli, sa näed, okei, su laps liigub, süda lööb, kõik on hästi, aga noh, ikkagi mingid mõtted on, ma arvan, isegi nendel, kes ei tee IVF-i, sa kuidagi nagu iga kord, kui sa lähed, seal on mingi hirm, et oh my god, kas täna mul lähedakse midagi, mida ma ei taha kuulda, aga mul on juba ikkagi nagu minu arust üsna märgatav kõht, nii et ma tundsin ka, et nagu ma ei ole mingi varjaja ka, et ma ei tahtnud kunagi varjata lihtsalt varjamise pärast, vaid lihtsalt, et nagu olla mõistlik ja mitte liiga vara jagada igaks juhuks, kui midagi peaks juhtuma, aga ma tunnen, et okei, kivi nagu õlgadelt maha, et ma ei pea enam varjama oma kõhtu ja saan lihtsalt eksisteerida. Ehk siis mõtlustasime oma teavituse ära teha. Ja jah, siin küsitigi, et kas loomulikult eelrasestusite, et ei, ikkagi IVF-i ja esimene ring, mis oli nagu mega, sest me tegime enne seda 3 IUI-d. IUI-ga on minu arust see rasestumisvõimalus 15% igas ringis, IVF-iga siis olenevad su vanusest on siuke mingi 30%. Ehk siis ka tegelikult suurem võimalus on mitte rasestuda, on ju, aga thank God lihtsalt nagu isegi kõik need sammud, mis me läbisime, et sa saad teada, et sa oled rase, saad mõtled, et okei, ma ei tea, see nagu ei rega ära, see on uskumatu. Siis sa saad teada, et süda lööb ei rega ära, uskumatu, et nagu see tundub nii ebareaalne, kui sa oled nii kaua seda nagu oodanud, neid kõiki samme läbi teha, siis see on siukene nagu sürreaalne. Ma arvan, et nüüdseks on see nagu fulli ära reganud, et okei, tõesti nagu praegu on juba päris nagu pikalt see protsess toimunud, 4. kuu,
kõik on nagu hästi, et it's happening. Nagu nüüd mul alles hakkab see kohale jõudma ja ikkagi ma mõtlen vahepeal nagu, et äkki ikkagi ei nagu mingid veidrad mõtted oma peas. Siis IVF-protsessi kohta küsiti, et minult saadi siis munade väljavõtmisel 21 muna, aga need ei pruugi alati kõik viljastuda, ehk siis 12 viljastus ja 6 nendest olid nagu ideaalsed labori sõnul mingi täiesti top notch, ehk siis meil on nagu 6 embrüot nüüd, ühe siis kasutasime ära ja 5 on siis tulevikuks alles, et kui ma näiteks järgmine kord tahaks uuesti proovida IVF-i, siis ma ei peaks seda pikka nagu süstimisperioodi läbi, ma oleks käinud see lühike keha ettevalmistamine, siis ovulatsiooni ajal see embrüo on juba nagu viljastatud, et seda munarakkude väljavõtmist enam ei peaks tegema. Ja IVF-iga saad isegi valida, mitu embrüot sa tahad, et korraga sulle sisse pannakse siis nii-öelda. Ja keegi küsis ka, kas me ei mõelnud kordagi, et nagu rohkem kui üks ja ei, see ei käinud isegi meil peast läbi, et me oleme nagu nii kaua selles protsessis olnud, et me lihtsalt unistame praegu ühest lapsest ja that's it ja siis vaatame edasi. Aga näiteks oletame, ma oleks juba 40-ndates ja oleks sama olukord, siis ma võib-olla tõesti kaaluks seda ja mõtleks, et selles mõttes on tore, et sul see võimalus on. Et siis sul olekski nagu 2 embrüot kõhus kasvamas ja kui kõik hästi läheks, saaksid nagu 2 last korraga. Ma saan aru, miks seda tehakse, aga meie ei planeerinud seda ega ei käinud kordagi meie peast läbi. Paljud küsisid selle esimese emotsiooni kohta, et kui sa said teada, et sa oled rase ja see oli ikkagi nädalaid peale viljastamist, kui ma sain teada. Tundsin oma kehas sellel perioodil mingeid muutusi, aga ma ei tahtnud ise kodus teha mingeid teste, sest et aastatega sa oled nii palju teste teinud ja siis sa nagu kuidagi, ma ei tahtnud endale tekitada mingit emotsiooni, et äkki ma tegin testi liiga vara ja negatiivne ja ma mõtlesin, et okei, meil on uus arstiaeg pandud, jah, see on nädalad ja nädalad eemal, aga siis me teeme vereproovi ja siis me saame kindlalt teada ja on, mis on. Aga lõpuks ma saingi niimoodi teada, et ma läksin terviseportaali, et mulle helistati ka peale seda. Ma kogu aeg refresh isin siis terviseportaali, see sama päev, kui ma vere ära andsin ja siis seal oli see HCG, mis iganes, oli mul mingi tuhandetes. Ja siis ma kohe vaatasin ChatGPT-s, et okei, kui see on üle 25, siis sa oled rase ja mul oli jah mingi, ma ei mäleta, aga tuhandetes mingi arv. Siis ma veel guugeldasin, et mida see tähendab, kas see tähendab, et ma olen rase ja siis ChatGPT mingi, sa oled kindlasti nagu 1000% rase. Siis ma olin lihtsalt mingi, oh my god, hakkasin täiega nutma, siis sast oli tuppa, et nagu, issand, kas nagu negatiivne vastus, sest sa tead, et ma ootan seda, siis ma olin positiivne. Selle kogu protsessi vältel, ma arvan, need olid mu ainsad pisarad, sest enne seda ma olin lihtsalt mingi nii nagu ära nutnud ennast nende aastatega, nende protsesside vältel. Ma ei filminud seda teadasaamishetke, ma ei filminud väga seda IVF-protsessi asju, sest jällegi ma olen aastate jooksul nii palju filminud neid klippe, kus ma mingi olen mingi okei, nüüd algab mu mingi rasedusvlog. Ma filmin nüüd, kuidas ma rasedustesti teen ja siis see on iga kord negatiivne, kustutad klipi ära, negatiivne, kustutad klipi ära, et nagu lõpuks oledki siuke, et sa ei filmi mitte midagi, nagu lihtsalt oled selle protsessi sees. Igal juhul jah, see oli nagu mega tore päev ja me olime mõlemad muidugi väga nagu oh my god, it's happening sassiga lõpuks, sest me polnud kunagi sinna punkti jõudnud isegi. Siis me muidugi pidime veel ootama nädalaid, et saada teada südamelööki. Ja keegi küsis ka selle kohta, et kui ma oma hobuse kasiinoga kukkusin, kas siis ma teadsin, et ma olen rase. See oli täpselt see periood, kus mul olid juba need sümptomid, aga ma ei olnud veel seda positiivset vastust saanud, aga mul oli nagu mõttes, et ma kahtlustasin. Aga kuna ma olin nagu 5 aastat proovinud enne seda, siis ma olin endale teinud juba reegli, et ma ei muuda mitte midagi oma elus enne, kui ma saan mingi positiivse vastuse ja nii on, süda lööb, sa oled rase, sest sa oled neid muudatusi teinud oma elus, kus sa mingi proovid olla ülikorralik ja midagi ei tee ja ei joo ja siis ikka negatiivne, siis hakkadki mõtlema, et nagu for what, et miks ma siis teen neid kõiki asju ja see tekitab kuidagi veel rohkem seda, et see nagu kõik, mis ma tegin, oli ilma asjata, et ma mingi sõbranna pidu ei nautinud või ma kuskil reisil võib-olla ei võtnud klaasi veini, mingid süüksed asjad, et siis ma otsustasingi nüüd, et isegi ratsutamisega kõigega. Kui lõpuni, kui mul ei ole 100% seda kinnitust, siis ma ei muuda midagi ja see oli täpselt see moment, aga mõnes mõttes ma olen ülitänulik, et see juhtus. Ja just kuidagi see ajastus, millal see juhtus, oli hästi siukene nagu silmi avav, et ma arvan, nagu kui seda ei oleks juhtunud potentsiaalselt, et vähemalt esimene trimester ma oleks edasi ratsutanud, sest ilmselgelt, kui sa oled hobuseomanik ja sa üritad rasestuda, sa nagu uurid neid asju ja kuidagi harid ennast sellel teemal, et jah, keegi sul ei soovita ratsustada, aga tegelikult esimene trimester su emakas on alles nagu puusakantide vahel. Ta ei ole veel nii-öelda sealt välja liikunud, et isegi kui sa peaksid kukkuma, siis see potentsiaalselt lootale viga teha on nagu palju väiksem esimesel trimestril kui edaspidi, et siis ma mõtlesin, et okei, võib-olla ma isegi esimene trimester ratsutan, et mul on nii rahulik hobune. Ma tekitan endale hästi turvalise nagu olukorra, nagu koduplatsil, ma ei hüppa, aga ratsutan ikka. Aga lihtsalt see kukkumine oli lihtsalt okei. Et nagu isegi kui sul on rahulik hobune, isegi kui sa ei hüppa, isegi kui sa oled koduplatsil, nagu nad on ikkagi loomad ja see andis mulle selle jälle uue elutarkuse ja siukse silmi avava kogemuse, et tegelikult see ei ole väärt sellega riskida, et sa tõesti nagu ratsutad edasi, isegi kui arst ei soovita, siis sa võib-olla kukud ja su lapsega juhtub midagi. Esiteks üldse, et me nii kaua proovisime ja kõik see meie teekond, et see oleks nagu nii loll, aga isegi loomulikult ma arvan, oleks nagu liiga palju ohte, aga samas, kui sa oled ratsutaja ja sa oled ratsutanud, ma nagu südames saan sellest aru ka, et see connection, mis sul on selle oma loomaga, on hoopis teistsugune.
tunne ja sa arvad, et sa tunned oma looma ja ilmselt tõenäosused ongi tihti madalad, et igaüks teeb oma valikud, aga jah, mina ei tahtnud nagu sellega riskida. Nii et jah, see kukkumine tuli üliheal ajal tegelikult. Siis üldjuhul saabki soo teada minu arust nagu 100% kindlusega 20. nädala ultrahelis, mul on praegu 15. nädal, nagu ma ütlesin. Aga kuna me tegime Niptify testi, mis keegi küsis ka, kas me tegime ja Niptify vastus oli ka kõik okei ja Niptify'ga sa saad ka soo teada kindlasti, sest nad vaatavad kromosoome. Ja keegi küsis, kas ma teen gender reveal peo. Ei, ma ei taha ühtegi baby showerit. Ma tunnen, et nende aastatega ma olen nagu punktis, kus ma ei taha neid asju enam, et sa lihtsalt tahad oma last. Aga see on ainult minu valik, nii et jah, me teame sugu ja meil sünnib pisike tüdruk. Ma olin selle üle ka nagu põhimõtteliselt sama rõõmus kui selle üle, et ma sain teada, et ma olen rase, et nagu ilmselgelt ükskõik kumb oleks olnud fine ja ma oleks olnud õnnelik. Aga millegipärast nagu nende viljadustega aastatega mu see soo on natuke muutunud, sest ongi võib-olla varem sa unistasid mingist suurest perest, aga nüüd mul ongi lihtsalt see, et ma olen nagu mega happy ka näiteks ühe lapse mõttega. Et ma olen ennast kuidagi nagu ümber häälestanud ja siis ma mõtlesingi, et kui mul oleks üks laps, siis ma kuidagi tahaks tüdrukut. Aga jah, ma oleks kindlalt nagu poisi üle olnud ka sama rõõmus, et see ongi siuke kuidagi veider, et jah, meil on mingid soovid, aga tegelikult who cares on ju, tegelikult sa ju tahad lihtsalt tervet last. Siis esimese trimestri kohta oli palju küsimusi füüsiliselt. Ma arvan, et see oli üks raskemaid perioode mu elus. Mul kindlasti ei olnud mingi maksimaalne kõige hullem enesetunne, mis saab olla, sest me ju teame ka inimesi, kes mingi lähevad haiglasse tilgutite alla, sest neil niimoodi iiveldab ja nad iga päev oksendavad hommikust õhtuni ja ma ei oksendanud kordagi. Aga mul on ka terve elu olnud veits nagu oksendamise foobia, et ma ei oksenda nagunii eriti. Isegi kui mul on mingi kõhugripp, ma lihtsalt nagu hambad risti üritan kinni hoida. Ma lihtsalt ei ole väga sükene kerge oksendaja, aga see iiveldus, ma ei teagi, millal mul see hakkas, aga minu arust äkki 2. kuu alguses kuni siis 3. kuu lõpuni, et nagu full 8 nädalat järjest mul oli nii paha olla. Paljud räägivad ka, et neil on mingi hull väsimus ja ma nagu öösiti magan hästi, aga päeval ma ei ole kordagi mingit uinakut teinud. Et selles mõttes ma saan aru, et jah, võib-olla sa oled väsinum, aga mul pigem oli see iiveldus ja see oli lihtsalt nagu halvav. Ma ei oskagi muud moodi seda öelda, et mõned päevad ma lihtsalt sain olla pikali, ainult võib-olla telefonis olla ja sööd ainult mingeid teatud asju, mis võib-olla tollel päeval alla lähevad. Homme nad asjad ajavad iiveldama, sul on vaja mõelda uued asjad, mida sa suhtad alla süüa, et nagu lihtsalt hästi kohutav. Ja näiteks New Yorki reisil iga päev mul oli mega paha olla, et nagu ma nii võtsin ennast iga päev kokku, et üldse ennast valmis panna ja välja minna sealt hotellitoast. Ja see iiveldusperiood nagu jätkus peale seda, mul oli Londonis see kõik sama, et nagu see kuidagi kestis nii pikalt, ehk siis füüsiliselt see on mega hull, sest sul ongi mega iiveldus, aga vaimselt see oli ka nagu jõhkralt masendav. Ühest küljest sa oled mega õnnelik, et jess, ma olen rase, aga sa tunned, et see iiveldus ja õudne tunne ei lõppegi, sa oled mingi, kuidas keegi suudab seda teha rohkem kui ühe korra elus, see on lihtsalt täiesti õudukas. Mu keha on kuidagi nii võõras mulle, see ei ole minu oma, ma tunnen ennast nagu nii võõralt, sest mul tavaliselt ei ole kunagi paha, ma olen üliharva haige. Hästi siuke luuseri tunne oli, sest ma sain minimaalselt teha mingeid oma projektikesi ja mingid koostöid õnneks oli vähe sellel perioodil, aga minimaalselt. Trennigraafik mul nagunii tegelikult reiside ja kõigega oligi pausil, aga ma ei oleks saanud minna ka. Nüüd ma ütlengi, et viimased 2 nädalat on see, kus mul on kuidagi niimoodi nagu gradually on see üle läinud. Mingi nädal mul oli mingi 4 päeva, kus mul oli hea olla, siis ma mingi issand seal läbi ja siis järsku hakkas jälle paha 3 päeva, et see kuidagi läks niimoodi, aga nüüd mul on sükene mingi 1,5 nädalat kindlasti olnud iga päev normaalne olla ja see lihtsalt on nagu mega, ma ei tea, ma olen lihtsalt nii tänulik, et mul see on läbi. Ja siis on küsimusi mingi toitumise, trenni, ratsutamise kohta, et kas ma plaanin midagi muuta, kas ma olen midagi muutunud. Esimene 3 kuu toitumine oli täiesti minu kontrolli alt väljas. Ongi mõni päev ma sain süüa ainult mingeid, ma ei tea, krõbinaid, teine päev ma sain süüa mingeid kreekereid, siis 3. päev mul oli vaja McDonaldsit ja nagu lihtsalt, sest et sa kuidagi tunned, et see on nagu see asi, mis mind praegu isutab ja kuna see mind isutab, siis ma pean seda sööma, sest kõik ülejäänud asjad ajavad mind nagu öökima. Ma unistasin, et äkki ma saan olla rasedana mingi ülitervislik, aga esimesed 3 kuud oli lihtsalt nagu täiesti minu kontrolli alt väljas nagu füüsiliselt, aga nüüd need viimased 2 nädalat ma olen jälle üritanud täisväärtuslikumalt toituda. Ma kindlasti siiani ja loodetavasti mitte kunagi oma elus ei taha enam kaloreid lugeda, et ikkagi lihtsalt paremaid valikuid teha, mitte mingit šokolaadi ja kommi süüa üleliia, et lihtsalt sellised basic asjad, aga teisest küljest, et kui mul on mingi räme isu millegi järgi, siis too päev ma söön seda. Ma olen nüüd täheldanud ka selle viimase 2 nädalaga, kui ma olen jälle trenni teinud ja natukene üritanud paremini toituda, et kui ma tõesti sööngi midagi võib-olla ebatervislikumat. Näiteks eile
eile me sõime mingit pitsat ja siis läksime Da Vinci'sse ja ma sõin mingit, see oli kuidagi rasvane kana või ma ei tea. Ja mu enesetunne oli nii halb versus kui ma lihtsalt ise kodus teen mingeid oma koduseid toite, et ma tõesti tunnen ennast ka energilisema ja paremana. Trenniga seoses nii palju, et arst tegelikult soovitas kogu aeg trenni teha, kui vähegi võimalik liigutada. Aga ju muidugi need vahepealsed 2 kuud ma ei suutnud mitte midagi teha. Vahepeal ei suutnud isegi naalaga jalutada eriti. Trenn oli lihtsalt kattitud ära ja nüüd, kui ma läksin tagasi, kõik raskused on mingi 5 korda vähem, kui nad enne olid. Ja kuigi ma praegu teen challenge'i kava, siis ma olengi nagu teadlikult võtnud, et kohe, kui ma tunnen, et mingi harjutus nagu kerelihasid töötab liiga palju, et siis ma kas vahetan oma keha asendit või siis lihtsalt asendan mingi muu harjutusega. Arst ütles ka, et jah, lihtsalt kerelihasid hoia, aga kuna ma olen mingi 15 aastat jõusaalis käinud, siis tegelikult see oleks hea, kui ma jätkaks oma keha liigutamisega. Ja kui ma eelmine nädal näiteks soojendasin, tegin mingeid, ma ei tea, soojendusvenitusi, keha oli nii kange sellest nagu paiksest perioodist ja nüüd see nädal ma käisin ja venitasin ja tegin, ma tundsin nagu, mu jalad liiguvad, ma venin, ma saan teha jälle asju. Kui meil tuleb kirjasaadete kava, siis tegelikult ju esimene kava, mis tuleb, on esimese trimestri oma, mul on juba teine trimester, et isegi kui ma seda hakkan tegema, siis ma pean ikkagi ilmselt mingeid harjutusi nagu veits modifitseerima, aga meie äpirasadete treener Kadri on ka kogu aeg mulle toeks. Ükskõik mille kohta mul on küsimusi küsi, ehk siis ma saan temalt ka küsida nagu iga harjutuse kohta. Ja ratsutamas ma pole nüüd käinud siis full 2 kuud, üle 2 kuu isegi, ma ei ole hobuse seljas käinud. Ja kui see iibeldus välja jätta, siis see on kõige raskem minu jaoks. Mitte ratsutamine. See on nagu nii raske vaimselt just, sest et nagu ma enne seda käisin ju 5 korda nädalas mingi üle aasta aja kasiinoga ratsutamas ja sul on oma hobune, sul on tema kontakt. Et ja ma käin ikka iga nädal mitu korda tallis, lihtsalt kas aitan teda valmis panna, sest mu treener ratsutab temaga ja üks teine tüdruk ratsutab nagu 2 inimest, keda ma megalt usaldan tallis. Ehk siis nemad hoiavad kasiinot aktiivsena ja ma käin nende trenne vaatamas, siis ma aitan tihtipeale ongi näiteks, et mina panen kasiino valmis, puhastan ta ära, et siis ma saan temaga koos olla. Aga kui sul on oma hobune ja sa temaga ratsutad, siis sa kuidagi seal seljas olles sa nagu tunned kõike oma hobuse juures. Sa tunned, kui ta on lõdvestunud, sa tunned, kui ta on stressis, sa nagu tunned tema mingeid kehaliigutusi, ehk siis sul tekib mingi hull side temaga. See side ja usaldus tekib üle aja, et ma just nagu tunnen, et ma lõpuks sain ta usalduse nagu peaaegu 100% ja siis nüüd ma pean eemalduma selleks perioodiks. See on nagu nii südantmurdev olnud. Ja kuna ma ise ei ratsuta, siis ma vahepeal tunnen ka, et isegi kui ma lähen talli, ma tunnen nagu, et mul pole seal otstarvet, sest keegi teine nagu nii ratsutab kasiinoga. Kõik tallis on mega nagu welcoming ja hästi toetavad mu raseduse osas ja mega inimesed on mul tallis. Aga see on tõesti mega raske, aga kas ma kahetsen seda, et ma ei ratsuta? Kindlasti mitte, et nii või naa. Ma ei oleks ratsutanud, et see pole mõtet seda riski võtta. Meil on tähtaeg 26. märts, ehk siis loodetavasti suvel ma saan juba jälle vaikselt ratsutada, kui ma leian mingi uue tasakaalu kuidagi oma beebiga ja oleneb on ju, kui raske sul on laps, kui palju ta nutab, mis graafikud on, et võib-olla on kergem seda tasakaalu leida, võib-olla on raskem ja läheb kauem aega, aga kindlasti ma ei taha nagu seda osakest enam oma elust kaotada, sest jah, ma lapsepõlves ratsutasin ja ma tunnen, et see on nagu hästi palju rõõmu toonud mu ellu viimastel aastatel tagasi. Ja kunagi, kui me äkki kolime Paides, ma tahaks kasiino kaasa võtta, kas kuhugi seal lähedal asuvasse talli või äkki kui me mingi talus elame, siis lausa oma koju ja lihtsalt isegi kui me ei ratsuta nii tihti, siis ta oleks nagu lihtsalt meie teraapialoom ja meie pereliige. Ma pean ka lihtsalt sisestama, et kuigi ma ühe nagu suure südameasja korraks panin pausile, siis see on teise suure südameasja jaoks. Ja siis küsitakse jah, jälle nende klippide kohta, et kas sa filmisid, kui sa teada said, kas sa filmisid, kui sa vanematel ütlesid, mis emotsioon vanematel oli. Muidugi ma tahaks olla see Karin mingi 5 aastat tagasi, kes on nagu sinisilmne ja mingi hull lootus täis ja filmib igat klippi ja siis ma oleks ilmselt jaganud ka. Aga tänaseks mul on jah, see nagu suurem perspektiiv selle teema osas ja siis lihtsalt igasuguse asja filmimine ei tundunud nagu loogiline. Täpselt samamoodi nagu vanematel või oma hästi lähedasele siseringile rääkimisega oli täpselt sama, et meil ei ole mingit grand reveal'i, sest nad teavad, et täna on viljastamine, nad teavad, et mul on 2 nädala pärast vereproov, nad teavad, et ülehomme saab teada, kas õnnestus või ei, et nad on kogu aeg kindel luup. Et siis ei ole seda, et ma olen 3 kuud rase ja ma annan sulle mingi kaardikese, et sinust saab vanaema või noh, nagu meie olukorras see lihtsalt ei olnud nii, sest ma olen oma kõige lähedasema siseringiga ikkagi nii avatud, et nad teadsid nagu iga sammu. Ehk siis nad olidki mingi nii, teisipäeval Karin saab teada, teisipäeval nad kirjutavad mulle, kuidas vastus oli, ma ütlen, mingi vastus oli positiivne, noh, et nagu nad olid kogu aeg kindel luup. Ja mulle kuidagi meeldis see, et ma saingi lihtsalt olla nagu jooksvas kommunikatsioonis, et see ei tundunud nagu nii big deal jälle. Sul ongi need hirmud ja sa ei tegelikult, ma ei taha näha kellegi emotsiooni nagu laivis, sest kõiksugu need mingi reveal videod ja siuksed nagu asjad, mis sa oled aastate jooksul näinud. Ma ütlen nagu kõik need asjad, mis on ilmselt enamus inimeste jaoks hästi positiivsed, on pigem nagu nende aastatega lihtsalt asjad, mis teevad haiget. Ma olen väga õnnelik oma raseduse üle, see ei tee mulle haiget, et ma olen praegu rase, ma olen väga õnnelik, aga lihtsalt nagu mul on ikkagi olnud palju asju, mida ma ei ole tahtnud teha, mis on siuksed võib-olla klassik asjad, mis sa teeks rasedana. Sest need asjad on minu jaoks nagu
vastikut. Raseduse oma lapse üle ma olen mega happy, mega mingi engaged. Mulle meeldib Sassiga sellest rääkida, ma mingi guugeldan raseduse asju, et selles mõttes mul ei ole ühtegi negatiivset emotsiooni oma raseduse suhtes, aga pigem jah, kõige selle suure pildi ümber, mis ühiskonnas tavaliselt rasedusega kaasneb, if that makes sense. Ja lihtsalt ülikaua nagu ma mõtlesin, kui ma rasedaks jäin, nendele naistele, kes ei ole veel rasedad. Ma tean, et nagu sa ei saa sinna midagi teha, on ju, see on nagu sina nüüd oled rase, that's fine, aga samas ma olengi mingi, aga ma ei taha neid naisi jätta nagu üksi, kes ei ole rasedad. Ma ei taha nagu kellelegi haiget teha oma mingite piltidega, mida ma postitan. Sul lihtsalt on see nagu teine empaatia võib-olla selle kogu teema osas, sügavam empaatia. Sa saad nagu sügavamalt aru ja ma arvan, ma ei saa ikka aru nii sügavalt kui näiteks keegi, kes on 10 aastat proovinud IVF-i teha, et nagu see on nii deep ja kompleksne teema. Siis on küsimus, et mingi, mis on mu suurimad hirmud? No ma ei tea, siuksed loogilised hirmud, ma arvan, et loodetavasti rasedus läheb lõpuni komplikatsioonideta ja loodetavasti sünnitus on nagu üleelatav ja kõik läheb seal hästi. Ja loodetavasti me harjume uue eluetapiga kiiresti, et noh, siuksed tavalised hirmud, et mingisuguseid nagu ekstra hirme ma arvan ei ole, et rasedus on lihtsalt rasedus ja kardad ja siis sünnib laps ära ja siis sa kardad tema pärast ja siis sa kardad, ma arvan, elu lõpuni. Aga jah, nagu mu emakas mulle ka sisestab, siis ma lihtsalt üritan hoida nagu positiivseid mõtteid oma peas. Siis küsitakse veel, kas ja kui palju ma plaanin blogida, ausalt öeldes ma ei tea, ma pole mõelnud selle peale. Ma kindlasti mingi sünnitustuppa oma kaamerat ei võta ja ei pane seda oma jalge vahele, aga nagu ma ilmselt jagan ikka mingit story time'i ja blogin nii palju, kui ma jõuan ja kuidas enesetunne lubab. Mul ei ole nagu mingit plaani veel, ma ei tea. Siis veel küsiti kliiniku kohta, et ma käisin Next Fertility Nordicus, see on seal Confido majas Veerennis. Ma tean, et on veel Fertilitas ja igast viljaduskliinikuid on erakliinikuid ja ma omast kogemusest ikkagi soovitaks ka kohe sinna pöörduda. Küsiti ka veel, et kas see on tasuta teenus, siis nagu jah ja ei. Suuremad summad, protseduurid olid haigekassa poolt, et kindlasti kirjutage ja küsige, kas neil on haigekassa kohti ja et nagu omast taskust seda maksta erakliinikus. Mul ei oleks seda võimalust olnud, nagu need süstid ja kõik asjad on nii kallid. Aga samas ta ei ole nagu täiesti tasuta ka, sest näiteks esimene visiit me maksime minu arust 150 eurot esmavisiidi, siis minu arust vereproovide eest sa maksad 5 eurot, okei, see pole hullu, aga oli ka vahepeal mingid ravimid. Ma iga kuu võtsin sealt nende mingi rasedust soodustavaid vitamiine, mis olid 50 eurot kuus, see on juba ikkagi nagu suur summa iga kuu. Ja siis ka esimesed 3 raseduskuud mul olid veel üks ravim, mis põhimõtteliselt oli nagu 30 eurot nädalas, siis seda haigekassa ei korvanud, ehk siis nagu ikkagi tundsin nagu mingi hetk, et oh my god, veits kallid kulud, aga noh, need olid siuksed nagu kuni 100 eurot iga kuu, mida sa ei olnud võib-olla enne arvestanud, aga muidu oleks olnud ju tuhandetes iga kuu, et ikkagi sisuliselt nagu suuremad asjad olid kaetud. Arstid ja õed ja kõik, iga nagu inimene, kellega ma Next Fertility's kokku puutusin, oli nagu nii meeldiv, nii soe, nad kuidagi suhtusid sinusse hoopis teistmoodi ja inimlikult ja kuidagi kohe see arst pani meisse nagu mingi uue lootuse, et te olete nii noored, teil on nii head näitajad, et tal on ülihea tunne ja noh, esimesest ringist kohe, et selles mõttes nagu mega tänulik, et ma ikkagi sinna oma tee leidsin lõpuks. Siis küsiti, et kas ma jätkan vlogimisega, kui laps ära sünnib. Jällegi ma ei tea, ma võin igasuguseid asju planeerida, aga kui ma jõuan, siis jätkan ilmselt, aga ma ei ole kunagi olnud väga sükeste nagu full perekanalite fänn, nagu mulle ei meeldi, kui näiteks mingi hästi palju näidatakse lapsi videos. Siis keegi veel ütles, et mis oli minu arvates kõige mõjuvam muudatus mu elus, mis raseduseni lõpuks viis. Kindlasti IVF lihtsalt, sest sulle antakse nagu kõige paremad eeldused, mis su kehal saavad olla. Võib-olla ka kõik need asjad, et ma töölt ära tulin kindlasti ja keha oli vähem stressis. Ma ei oska öelda, et ma arvan ikkagi lihtsalt IVF. Siis keegi küsis, et kas ma olen riskirase ja minu arust ei ole, vähemalt keegi pole mulle ütelnud, et olen. Iga visiit on olnud kogu aeg kõik fine, kõik näitajad fine, et ma ei pea nagu midagi ekstra tegema. Kas me nime teame? Meil tegelikult juba üks tüdruku nimi oli mingi 3 aastat tagasi olemas. Me ei ole veel nagu 100% otsustanud, aga minu jaoks on see ikka hetkel nagu ilmselt favoriit, et ma kuidagi olen nii kaua seda oma peas ketranud seda nime just tüdrukule, et see tunduks loogiline. Aga võib-olla lõpus tuleb midagi veel muud, ma ei tea. Siis kas mul on eraemmakas? Ei ole eraemmakat, ma ei tea, see ei ole nagu mingisugune eriline nõudmine minu jaoks olnud siiani. Et ma olengi käinud Oskaris mingi ühe arsti juures, tavaemmakas on mul teine arst ITK-s, siis Next Fertility's mul oli 3. arst, kõik on väga meeldivad ja toredad, et mul ei ole mingit eelistust, et ma tahan ainult ühte nägu näha või noh, minu jaoks see nagu ei ole oluline. Aga okei, ma arvan, et kõige suuremad küsimused saime tänaseks vastatud. Meil läheb praegu väga hästi. Kõhuke kasvab siin vaikselt. Aitäh teile, et olete kaasa elanud mu postituste all ja videote all. See on nagu kohati nii overwhelming, et järsku sa oled rase ja siis sul tuleb mingi 300 uut followeri Instas ühe päevaga, siis on täiega mingi wow, nagu what's going on. Aga teisest küljest ma tean, et nii paljud inimesed on mulle nagu kaasa elanud. Nüüd eriti see aasta selle kõigega ja tahavad nagu head ja see toetus tuleb kindlasti heast kohast, nii et me oleme väga õnnega koos Sassiga, et te olete nii toetavad meie vastu. Ja jah, ma hakkan siin vaikselt nüüd õhtusööki korpima ja jätkame homme juba oma treening challenge'iga.
trenn tehtud, enesetunne hea. Teine challenge nädal on kohe lõppemas, see oli siis 3. trenn see nädal ja homme lähen ka trenni ja lihtsalt mega hea energia on nagu sees. Ma järgmine nädal võtan teid niimoodi ka trenni kaasa, et mikrofoniga, siis ma saan rääkida, et kuidas ma võib-olla asendan mingeid harjutusi või mis harjutusi ma ikkagi saan normilt teha veel. Mõnel harjutusel ma ikkagi teen mingeid teisi alternatiive, kui ma tunnen liiga palju, et nagu kerelihased ja kõht on kuidagi saab tööd, aga enamus harjutused õnneks on tavapäraselt ära teha. Ja ma üldjuhul olen nüüd käinud 24/7 jälle vahelduseks, kuigi mulle meeldib see džimmisaal palju rohkem ja täna, kui ma seal olin, siis mul jälle meenus, miks mulle see meeldib, see on nii avar, kõik masinad on seal olemas. Need kaablid ja smithid, mis seal on siuksed kerged, isegi see häkkmasin, mis seal oli täna on siuke kerge. Kui ma olen 24, siis juba tühi smith, tühi kaabel, tühi häkk, need on kõik juba nagu eos nii raske raskuse peal, kõige kergemas variatsioonis, et see lihtsalt kuidagi elimineerib seda, eriti kaablil näiteks ma ei saa paljusid käeharjutusi siis teha 24, aga Ülemiste ümber on praegu mingi rämme remont, et sinna nagu autoga ligi saada, siis et sealt autoga pärast ära saaks, on siukene nagu peavalu natuke, siis ma mõtlesin, et ma selle remondi ajaks nagu käin mujal. Aga challenge'iga seoses siis ka Gym on ikka meie sponsor, mis on ülitore ja 26. oktoober on siis challenge'i lõpp, kus me loosime äpi kasutajate vahel loosigeneraatoriga välja mingid võitjad ja 3 õnnelikule läheb siis ka Gym'i 3 kuu kinkekaart, mis on nii lahe. Ja mu on the go hommikusöök on täna Valio valge šokolaadi pähkli proteiini puding ja 1 banaan. Muidu mul juba läheks siin kosmeetikus kõht liiga tühjaks, nii et jah, ma söön selle ruttu ära ja siis lippame juba mõnusasse näohooldusesse. 30 ära enne ei proovinud portolil. Harku suunda rohkem. Tema naeris just seda, et ma võtsin. Tema enam ka ei arvi. Siis ongi kodulid saab. Staying at home, turn off the phone, I will listen to you. You lay in the sheet, you hold on to me like I'm already gone, and whisper your words like secrets written in an old moleskin. Look up above, the sunlight seems like it is gonna break in. Something ain't right. Yeah, something ain't right. Oh, something ain't right. Something ain't right. Okei, ma olen paar tundi tööd teinud ja käis kopp-kopp mu uksel ja meie challenge'i üks sponsoritest on teadagi Oskari lihatooted. Kõikide Sinu Trenn äpi liikmete vahel läheb siis 26. oktoober loosi auhindu ja üks võitja saab siis ka luksusliku paki Oskari lihatooteid ja just sellest e-vabast sarjast tooted, ehk siis see on siuke puhas toode, ei sisalda kunstlikke säilitusaineid ja neil on selles sarjas päris palju erinevaid tooteid ja pakk ühele võitjale tuleb siis 100 euro väärtus. Ja siis nad nii lahkelt saatsid mulle ka ühe paki ja ma olen nii tänulik, ma juba siin lõunaks võtsin kanasülti, see on ka e-vaba, nii äge minu arust, et tehakse puhtamaid tooteid tänapäeval. Siin on neid 3 grammi rasva 100 grammis, ülimõnus puhas sült, täpselt siuke nagu mulle meeldib. Ei olnud siukseid nagu vana aja siuksed kamaratükid ja nii edasi, et kuidagi nagu mahe mõnus soolane sült oli see, ehk siis siit juba võtsin ampsu. Tuli ka seasült samamoodi, väga vähe rasva ja e-vabast sarjast, siis siukene maksapasteet, ainult 7 grammi rasva 100 grammis. Ka pole ammu pasteeti söönud, et kindlasti saab seda siin panna järgnevatel päevadel leiva peale. Siis siukene huvitav kuldses marinaadis broileri kintsuliha, näeb väga maitsev välja. E-vabast sarjast verivorstid. Mul tuli siuke verivorsti isu seda nähes ja selles on 6 grammi rasva 100. Ehk siis ka ikkagi võrdlemisi vähe. Siis veel e-vabast sarjast on siuksed lihaviinerid. Siis minu üks asi, mida ma polnud kunagi näinud, siukene barbecue sisefilee. Kaua küpsetatud. Siin on pool kilo ja seda on 4 tundi küpsetatud. Näeb välja siuke väga mõnus taine ja põhimõtteliselt kõik, mis sa pead tegema, on lihtsalt pruunistama või grillima teda mõned minutit igalt poolt, sest on tegelikult juba nagu valmis küpsetatud. Sa ei pea teda enam valmistama, aga lihtsalt põhimõtteliselt soojendama ja pruunistama ja siin on ka mingi marinaad kaasas siis, mis soovitatakse peale panna, ehk siis ka väga huvitav. Ja veel huvitav minu jaoks kebaab lambalihaga. Väga huvitavad tooted, pole üldse nagu ise osanud otsida poest, aga lambaliha fännidele kindlasti siukene huvitav. Siis on 2 siukest suurt steiki siin, need on siis metsaseentega kaelakarbonaad, erinevad singid, meil on siin veisesink, siis on veisevürtsisink, e-vaba fileesink, see näeb minu arust ülihea välja, siis erinevad täissuitsuvorstid, siukene põnev sibulaklops seakaelakarbonaadist.
ka tundub, et lihtsalt viska ahju. 45 minutit ja näeb küll väga maitsev välja. Siis laiskadele ja mugavatele inimestele nagu mina rebitud sealiha, samamoodi kaua küpsetatud. Seda on juba 6 tundi küpsetatud, nii et lihtsalt üles soojendada ja kuhugi takote vahele või mis iganes heines kasutada juba nagu valmis rebitud sealiha. Minu arust väga huvitav idee. Ja muidugi see vaba suitsupeekon. Nii et nüüd meil on siin õhtusöögi ideid küll ja küll. Wearing the skirt that my mother gave to you. I come up behind you and kiss on the side of your neck of you. Turn off the lights, the stars in the sky are turning so clear. And without the words, feelings unheard can still be just as sincere. But something's not right. Something ain't right. Sõime just kõhu täit. Need Oskari verivorstid olid lihtsalt imelised. Praekapsaga eriti täiega süki jõulutunne tuli peale. Ma polegi eelmisest jõulust põhimõtteliselt praekapsast ja verivorsti ka söönud, nii et see oli süke mõnus. Ja kosmeetikus on ka käidud, ma üritan nüüd paar päeva mitte meikida. Põhiline murekoht, mis peaks olema vist, on see, et su nägu läheb kuivemaks, aga ma ei ole midagi täheldanud praegu, et mu näonahk oleks kuivemaks läinud, aga me ikkagi tegime lihtsalt siis hästi niisutava hoolduse. Ja seekord muidugi me ei saanud teha masinhooldust, sest need lähevad nii sügavale naha sisse, et need ei ole soovituslikud rasedatele naistele, nii et praegu jätsime selle vahele ja see ongi nii naljakas, sest me oleme Kristiga juba mõtelnud mingi aastaid, võiks teha mikroniidlinkuuri mulle, aga iga kord mul on midagi nagu kas järgmine päev või midagi mingil põhjusel, miks ma ei saa täpselt enda appointmentite ajal, siis seekord ma olin ka mingi sorry, me ei saa üldse masinaid teha. Järjekordne delay, aga äkki järgmine aasta siis ma saan lõpuks proovida ära mikroniidlingu, aga senikaua me lihtsalt teeme niisutavaid hooldusi. Aga kuna me gymmist juba rääkisime siin hommikul ja nüüd Oskari pakk tuli ka, siis ma ei taha unustada 2 ülejäänud sponsorit, kes on siis Luminescence Collection, kellel siis, kui te seda video vaatate õigel päeval, tuli eile välja uus kollektsioon ja üks võitja saab siis valida kuu lõpus nende valikust 1 spordiretuusid ja spordirinnahoidja ehk siis 1 uue komplekti spordiriideid. Ja viimane võitja saab siis Northern Beauty'lt selle LED näomaski jälle selle punase valgusega. Siis siin on veel sinine, on kollane, on vist punane ja sinine koos ja siis veel infrared ka. 4 valguse teraapia. See on siis vananemisvastane ja pinguldavate toimetega. Pinguldav siluvett, lihtsalt sükene imetoode, mis on Nordeni lehel hästi populaarne. Ja nagu juba mitu korda öeldud, siis need auhinnad lähevad loosi 26. oktoober äpi uudistevoos. Aga see video on juba päris pikaks veninud tänu sellele Q&A'le. Nii et jätkame siis juba järgmises videos. Aitäh, et te vaatasite ja näeme järgmine nädal.